Olukord on väga raske. No kui te istuks Stenbocki majas, vaid suhtleksite inimestega, oleksite kursis. Mõned riigid aitavad sellises olukorras inimesi. Näiteks Itaalias eemaldati elektriarvetel CO2 maks. Leedus kompenseerib riik küttearveid, kui need ületavad 10% pere sissetulekust. Minu küsimus on väga lihtne. Miks te midagi ei tee? Ja mind paluti esitada teile veel üks küsimus. Te siin hiljuti lubasite aidata peret, millel on raskusi kommunaalarvete maksmisega. Kas te aitasite neid või ei? Aitäh. Niimoodi abstraktselt ma teile vastata ei oska, kellest juttu käib täpselt. Elektriarved on olnud siin juba pikemalt teema. Eestis on teadupärast toimetulekutoetuste süsteem, mis katab ära inimese elamiskulud juhul, kui muud kulud on muutunud, kui tal ei jää pärast teatud kohustuste tasumist enam elamiseks raha. Nii et toimetulekusüsteem toetab kõiki neid, kellel on raskusi elus kulude katmise toimetulekuga. Ja ennustame ette, et tõenäoliselt jaanuarikuu elektriarvetest tingituna need toimetuleku saajate hulk kindlasti kasvab ja sealt kaudu on võimalik inimestele kompenseerida olukordi. Ennustus on praegu ka see, et veebruari hinnad, elektrihinnad tõenäoliselt langevad. Toimetuleku määr Eestis on 220 euri kuus. Sellega rahaga inimene hakkama ei saa. See on selge. Aga järgmine küsimus. Ma olen nii vana, et mäletan aega, mille elekter ei olnud meil luksus. See oli tegelikult üsna hiljuti, aastal 2012. Siis viis Andrus Ansip meid börsile. Seejärel hakkas Taavi Rõivas põlevkivienergeetikat hävitama. Pärast seda kiitis Kaja Kallas heaks CO2 kvoodid. Tulemust näeme oma arvetel. Teen ettepaneku minna tagasi. Loobuda CO2 maksust, taastada põlevkivielektrijaamad, lahkuda elektrienergia börsilt, taastada tariifide riiklik reguleerimine. 2 minutiga ma näitasin, miks täna on kõik halvasti ja kuidas teha nii, et oleks hea. Teil on 4 minutit, et tõesti. Elektrihinnad on see, et meil endal ei ole piisavalt elektritootmist Eestis. Miks meil ei ole piisavalt elektritootmist? Kahjuks ei saa seda üles ehitada 1 aastaga, 2 aastaga, isegi mitte 3 aastaga. Selleks on vaja oluliselt pikemat plaani. Ja kui 10 aasta tagasi otsuseid jäid tegemata, siis tänaseks me oleme sellises olukorras, nagu me oleme. Investeeringud on tegemata tegelikult ka põlevkivi kateldesse, nii et meil ei ole täna lihtsalt tootmisvõimsusi. Me oleme teinud neid otsuseid nii gaasielektrijaamade, tuuleparkide, päikeseparkide kui salvestuste ehitamiseks. Ka tuumajaamaga liigume edasi. Nii et tänane elektri hind on pikka aega otsustamatuse tulemus. Midagi pole teha. Peame sellega täna kõik kinni maksma ja tõepoolest on vaja valitsusel olla toetav inimeste suhtes, kes ei pea seda koormat täna kandma, vaid peaks olema võimalik inimestele Eestis ikkagi elada ilma, et ta elektrivõrglaseks jääb elektriarved maksmata. Aitäh!